Kui sulle antaks võimalus näha Kolosseumi Rooma impeeriumi hiilgeajal, siis tõenäoliselt ei tulleks sa seda kohe ära. Aga miks? Sest see, mida me täna näeme, on justkui vaid pool kunagisest hiiglaslikust hoonest. Üks osa sellest on peaaegu terve, samas kui teine osa näib olevat justkui ära lõigatud ja täielikult kadunud. Paljud arvavad, et see lihtsalt lagunes aja jooksul. Aga tegelikult on igal kadunud müüril ja igal kivil, mida me enam ei näe, oma lugu. Need ei varisenud lihtsalt iseenesest. Ja selleks, et mõista, miks Kolosseum praegu selline välja näeb, peame kõigepealt meenutama, kui ilus see oli siis, kui see esimest korda ehitati. Aga enne kui me arutelu alustame, palun ma sinult ühe meeldimise ja palun telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Nii et alustame juba. Kolosseumi ehitamine algas keiser Vespasiani ajal umbes 76. aastal pere Krüstul ja see valmis vaid umbes 8 aastaga tema poja keiser Tiituse juhtimisel. Siiani peetakse seda endiselt üheks suurimaks amfiteatriks, mis ajaloos kunagi ehitatud. Siia mahub korraga istuma üle 50 000 inimese. Seda kasutati gladiaatorite võitluste, etenduste ja teiste suurte avalike ürituste jaoks. Roomlaste jaoks polnud see lihtsalt areen, vaid ka nende impeeriumi võimu ja rikkuse sümbol. Kui Kolosseum oli uus, polnud see halli värvi, nagu me täna näeme. Ajaloolaste sõnul oli selle välispind kaetud valge lubjakiviga, mis pärines Tivolist. Nii et kui päike sellele peale paistis, säras kogu hoone kaugelt vaadates peaaegu, nagu oleks see helendav. Veel üks hämmastav asi on see, kuidas see ehitati. Roomlased ei lootnud paksule tsemendile, et suuri kive omavahel kokku liita. Selle asemel vormisid nad iga ploki hoolikalt nii, et need täpselt üksteisega sobiksid. Tänu sellele on kogu konstruktsioon väga vastupidav. Kuid nende meetodid ei piirdunud ainult sellega. Kivide sisse paigaldasid nad ka suuri rauast klambreid või ühendusvardaid. Need toimisid nagu lukk, mis hoidis kõrvuti plokid koos, et need niisama lihtsalt laiali ei läheks. Kogu hoone peale kasutati hinnanguliselt umbes 300 tonni rauda. Kolosseumi sees on aga veelgi muljetavaldavam vaatepilt. Rikaste ja kõrgete ametnike istmed olid valmistatud marmorist. Paljudes võlvkaartes olid veel erinevate jumalate ja Rooma tähtsate isikute kujud. Kui ilm oli väga-väga kuum, siis oli päikese eest kaitseks suur kangast kate, mida nimetati velaariumiks. See laotati areeni kohale, et pakkuda varju tuhandetele pealtvaatajatele. See oli tohutu suur süsteem, mida juhtisid Rooma mereväe kogenud meremehed. Lihtsalt öeldes ehitati Kolosseum mitte ainult selleks, et see kestaks mõned aastakümned, vaid see projekteeriti ka nii, et see püsiks püsti väga pikka aega ja oleks Rooma impeeriumi sümboliks tulevastele põlvkondadele. Aga ükskõik kui tugev üks hoone ka poleks, tuleb ikkagi aeg, mil see hakkab silmitsi seisma ootamatute probleemidega. Ja see oli selle järk-järgulise muutumise algus. Sellest hoolimata sajandite möödudes muutus Kolosseumi kasutus täielikult. See ei olnud enam gladiaatorite areen. Selle asemel sai sellest osa Rooma inimeste igapäevaelust. Suurte võlvide sees elasid perekonnad. Mõned ehitasid sinna maju ja laoruume. Oli ka Kolosseumi osi, mida kasutati loomade jaoks ning mõningateks usulisteks tegevusteks keskajal. Ka areen hoone keskel muutus. Aja jooksul kattus see mullaga ja teiste artefaktidega. Mõnede ajalooliste allikate järgi kasutati selle osi ka aia või istandusena. Kui oleksid tol ajal Kolosseumis külastanud, poleks see ilmselt kohe arvanud, et see oli kunagi Rooma impeeriumi sümbol. Selle asemel meenutas see pigem väikest kogukonda, kus elasid ja töötasid pered. Kuid mida kauem seda elamuna kasutati, seda rohkem hoone lagunes. Kui oli vaja lisada uks või aken, tehti paksu seina sisse auk. Selle tõttu nõrgenesid mõned osa konstruktsioonist järk-järgult. Paljud marmorkivid, mis kunagi kaunistasid Kolosseumit, eemaldati ja kasutati korduvalt teiste Rooma hoonete ehitamiseks. Amfiteatrile lisati järk-järgult tellistest ja puidust seinu, mistõttu muutus selle algne välimus. Keskajal ei olnud ajalooliste hoonete säilitamise kontseptsioon veel levinud, nagu see on tänapäeval. Paljude inimeste jaoks tol ajal oli Kolosseum lihtsalt tugev hoone, kus sai elada või kust sai materjale võtta. Selline olukord kestis mitu sajandit. Siiani leitakse Kolosseumi sees veel jälgi seal elanud inimestest. Arheoloogid on avastanud kamina jäänuseid ja muid märke sellest, et amfiteatris elasid kunagi inimesed. 12. sajandiks muutus Kolosseumi roll veelgi.
Rooma mõjukas perekond Frangipani kasutas amfiteatrit oma kaitsesüsteemi osana. Nad tugevdasid osa hoonest, et see toimiks kindlusena. Ühest küljest oli sellest kasu, sest mõned kolossumi osad ei varisenud kohe kokku. Kuid kui Roomas võim vahetus, muutus ka hoone saatus. Selle asemel, et seda säilitada, pidasid mõned kolosseumid tohutuks kvaliteetse kiviallikaks. Siit algas amfiteatri organiseeritum lammutamine. See polnud lihtsalt inimeste juhuslik vargus. Erinevatel aegadel lubasid mõned võimuesindajad ja paavstid ise võtta kolosseumist kive, et kasutada neid muudes projektides Roomas. Selle tõttu vähenes amfiteatri suur osa järk-järgult. See ei kadunud lihtsalt ühe maavärina või sõja tõttu. Selle asemel lammutati see aeglaselt sajandite jooksul, kui selle kive kasutati kirikute, paleede ja teiste oluliste hoonete ehitamiseks linnas. Lihtsamalt öeldes ei hävitanud kolosseumit lihtsalt aeg. Suur osa sellest sai taas uue Rooma osaks. See on ka üks põhjusi, miks tänapäevaks on alles vaid pool selle algsest kujust. Lisaks sellele, mida aeg edasi, seda väiksemaks kolosseum muutub. Mitte mõne suure maavärina või sõja tõttu, vaid sellepärast, et iga päev eemaldatakse siit kive ükshaaval. Iga suur travertiiniplokk on väga vastupidav ja kohe kasutamiseks valmis. Pole vaja kaugelt uut kivi kaevandada. Seetõttu on ehitajatel palju kiirem ja odavam võtta kive vanast amfiteatrist. Seetõttu lähti tol ajal sageli pikki vankreid, mida veeti härgadega ja mis viisid suuri blokke kolosseumist välja. Meid viidi Rooma erinevatesse osadesse, et kasutada neid uutes hoonetes. Ajaloolaste sõnul kasutasid paljud kirikud, paleed ja teised tähtsad hooned Roomas kolosseumist pärit kive. Üks tuntumaid näiteid on Püha Peetruse basiilika, kus amfiteatrist võetud travertiinist kive kasutati. Tollaste võimude loal on Roomas veel üks tuntud ütlus. Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini, mis tähendab, mida barbarid ei teinud, tegid barberiinid. See tähendab, et mida barbarid ei suutnud teha, tegi barberiini perekond. See ei tähenda, et ainult nemad lammutasid kolosseumi. See on lihtsalt kuulus ütlus, mis viitab iidsete kivide laialdasele kasutamisele Barberini perekonna ja paavst Urbanus 8. ajal 17. sajandil. Kuid tähtsad polnud ainult suured kivid. Ka kolosseumi sees olnud marmorist kaunistused kadusid järk-järgult. Mõnda neist kasutati uuesti teiste hoonete kaunistustena. Teised purustati ja põletati lubjaahjudes, et teha kustutamata lupja. Kui seda segada liiva ja veega, muutub see möördiiks, mida kasutatakse majade, kirikute ja teiste hoonete ehitamisel. Lihtsamalt öeldes sai kunagisest tallist marmorist, mis kaunistas kolossiumi, tavaline materjal, mida kasutati uute ehitiste rajamisel. See on ka põhjus, miks amfiteatris pole tänapäeval peaaegu üldse marmorit alles. See, mida me näeme, on tugevad seinad ja betoonist karkass, mis oli kunagi kaetud siledate kivide ja kallite kaunistustega. Kui järele mõelda, siis tegelikult pole suur osa kolosseumist kadunud. See on lihtsalt muutnud oma kuju. Mõned kivid said kirikute osaks, mõned kivid said paleede osaks ja osa marmorist muudeti mördiks, mis ühendas uusi ehitisi. Nüüd, sajandeid hiljem, elab iide kolosseum mingil moel edasi Rooma linna erinevates osades. Kuid üks küsimus jääb siiski alles. Kui Roomas on nii palju vanu hooneid, miks siis just kolosseumist võeti kõige sagedamini materjale? Vastus on lihtne. Selle ehitamiseks kasutatud kivide kvaliteet oli väga kõrge. Seetõttu oli tolleaegsete ehitajate jaoks praktilisem võtta kive kolosseumist, kui alustada uute materjalide hankimist karjäärist. Veel üks tähtsamaid põhjuseid, miks kolosseum järk-järgult lagunes, oli seintesse peidetud raud. Kui amfiteater ehitati, kasutasid Rooma insenerid rauast klambreid, et ühendada suuri kiviblokke omavahel. Selle tõttu muutus kogu struktuur tugevamaks. Kuid sajandite möödudes sai raud oluliseks materjaliks. Töölised puurist aega mööda seinu, et jõuda sees peidus oleva rauani. Kui raud oli kätte saadud, sulatasid nad selle uuesti ja valmistasid sellest esemeid nagu naelad, tööriistad ja muud igapäevased tarbeesemed. Siiani võib kolosseumis näha tuhandeid väikeseid auke kivides. Paljude arheoloogide sõnul jäid suur osa neist aukudest alles pärast seda, kui eemaldati rauast klambrid, mis kunagi ühendasid kiviblokke. Mida rohkem rauda eemaldati, seda nõrgemaks muutus kogu hoone ühendus.
Kolosseum ei varisenud kohe kokku, kuid aastate möödudes muutus maavärinate, vihma ja maalihete tõttu lihtsamaks nende osade hävitamine, millel polnud enam piisavalt tuge. Samal ajal hakkasid levima ka paljud lood vana amfiteatri kohta. Mõned usuvad, et pimedates koridorides liiguvad mineviku vaimud. Teised aga väldivad öösiti selle ümbruses liikumist. Kuigi nende lugude tõestuseks pole kindlaid tõendeid, on need saanud osa Vana-Rooma legendidest. Kuid hoolimata sellistest uskumustest ei peatatud hoone lammutamist täielikult. Selle kive ja marmorit kasutati endiselt erinevates linnaprojektides. Suur muutus toimus alles 18. sajandil. Paavst Benedictus XIV ajal kuulutas ta, et Kolosseumit tuleb kaitsta. Ta uskus traditsiooni, mis ütleb, et Rooma impeeriumi ajal sai palju kristlasi märtriks. Kuigi paljud kaasaegsed ajaloolased ütlevad ka, et otseseid tõendeid Kolosseumis toimunud massiliste tapmiste kohta napib. Sellest hoolimata oli see otsus väga oluline. Amfiteatri sisse pandi ristid ja kivide edasine võtmine keelati ära. See oli üks tähtsamaid samme, mis aitas ära hoida Kolossumi täieliku kadumise. Kui seda poleks juhtunud, oleks tänapäeval võib-olla veelgi vähem alles sellest hoonest, mida me praegu näeme. 19. sajandiks muutus inimeste eesmärk. Lammutamise asemel hakkasid nad uurima. Esimesed suured arheoloogilised väljakaevamised viidi läbi areeni all. Siin avastasid nad hüpogiumi, tohutu ulatusega käikude, ruumide ja mehhanismide süsteemi, mis oli peidetud põranda alla. Siin valmistati ette gladiaatoreid, loomi ja varustust enne etenduste algust. Seal olid köite, plokkide ja puidust mehhanismidega liftid, mis tõstsid ootamatut loomi või dekoratsioone areenile. Pollastele pealtvaatajatele tundus, nagu ilmuks lõvi või stseenid äkitselt etenduse keskele, aga mida nad ei teadnud, oli see, et nende jalgade all töötas samaaegselt sadu töölisi, et see ülikomplitseeritud süsteem toimiks. Just seal tõestasid arheoloogid eriti, et Kolosseum ei olnud lihtsalt tohutu areen. See oli ka Rooma insenerikunsti meistriteos, mis eelnes sadade aastatega paljudele tehnoloogiatele, mida hilisematel aegadel kasutati. Üks põhjusi, miks nii suur osa Kolosseumist on tänaseni säilinud, on areeni all peituvad varjatud ruumid. Pärast seda, kui amfiteatrit enam ei kasutatud, kattus see järk-järgult maa, kivide ja teiste möödunud aegade jäänustega. Esmapilgul tundub, et sellel pole mingit otstarvet, kuid tegelikult pakkus see loomulikku kaitset. Kuna areeni all olevad paljud käigud olid maa alla mattunud, ei saanud need nii palju kahjustada kui seinad, mis olid avatud vihmale, tuulele, maavärinatele ja inimestele, kes kive ära viisid. Seetõttu, kui sajandeid hiljem algasid arheoloogilised väljakaevamised, avastati endiselt palju areeni all asunud mehhanisme. Ka tänapäeval saavad külastajad näha osa sellest väga keerulisest maa-alusest süsteemist, mille abil Kolosseumis kunagi etendusi korraldati. Aga ajaloolased on kaua mõelnud veel ühele küsimusele. Miks tundub, et peaaegu ainult üks osa Kolosseumist on täielikult kadunud? Kui vaadata hoolet praegu, märkab, et selle põhjaosa on paremini säilinud, samas kui lõunaosa on kõige rohkem kahjustatud. Alguses oli inimestel erinevaid oletusi, mõned ütlesid, et see on neetud, teised uskusid, et see hävitati tahtlikult. Kuid kaasaegsete inseneride ja arheoloogide uuringute kohaselt on seletus palju lihtsam. Kolossumi hävitas mitte üks ainus põhjus. Selle põhjustasid nii loodus kui ka inimene. Esiteks, koht, kuhu Kolosseum ehitati, oli varem keiser Nero palee osa olnud, tehisjärve asukoht. Enne ehituse alustamist kuivatasid roomlased järve ja rajasid väga sügava vundamendi. Nende inseneritöö oli suurepärane. Aga isegi nii jäi hoone erinevate osade all oleva maa seisund erinevaks. Seejärel tabas järgnev maavärin Itaalia keskosa mitme sajandi jooksul. Ajaloolaste sõnul toimusid mõned suurimad kahjustused Kolosseumile pärast tugevaid maavärinaid 9. sajandil ja eriti 14. sajandil. Iga maavärinaga laienesid praod seintes ja kuna palju rauda ja kive oli juba ehitisest eemaldatud, muutus see veelgi nõrgemaks. See on nagu suur laud, millelt kruvisid ükshaaval eemaldatakse. Alguses seisab see ikka veel kindlalt püsti, aga mida rohkem tuge kaob, seda lähemale jõuab hetk, mil see ei suuda enam oma enda raskust kanda. Nii juhtus ka Kolosseumiga. See ei varisenud kokku ühe päevaga. See nõrgenes aega mööda sajandite jooksul,
kuni lõpuks varises suur osa välimisest seinast kokku. Kõigest hoolimata jäi suur osa amfiteatrist siiski püsti. Ja just sellepärast peetakse Kolosseumi tänaseni üheks kõige muljetavaldavamaks Rooma insenerikunsti näiteks kogu maailmas. Paljude sajandite jooksul Kolosseum jätkuvalt nõrgenes. Mitte ainult sellepärast, et inimesed võtsid seal kive, vaid ka seetõttu, et enam ei olnud piisavalt neid, kes hoolitseksid ja hoiaksid seda hiiglaslikku hoolet korras. Pärast Lääne-Rooma impeeriumi langemist kadusid järk-järgult vahendid ja organisatsioon, mis olid vajalikud amfiteatri säilitamiseks. 100 aastad möödusid peaaegu ilma igasuguse ulatusliku remondita. Siis saabus üks Rooma ajaloo tugevamaid maavärinaid. Aastal 1349 tabas Itaalia keskosa tugev maavärin. Ajaloolaste sõnul varises selle maavärina tõttu kokku suur osa Kolosseumi lõunapoolsest välisseinast. Kahju oli tohutu. Tuhanded kiviplokid kukkusid hoone ümber maha. Sellest ajast peale ei taastatud Kolosseumi kunagist täiuslikku ümmargust kuju enam kunagi. See oli ka põhjuseks, miks ümbruses on laiali nii palju lahtiseid kive. Järgmistel sajanditel kasutati paljusid neist kividest korduvalt Rooma erinevate hoonete ehitamiseks. Neid oli ju lihtsam võtta, kui hakata uut kivi kaugelt karjäärist kaevandama. Samal ajal jätkus ka raua ja teiste väärtuslike materjalide eemaldamine, mis olid hoone jäänustesse alles jäänud. Maavärinate, lammutamise ja aja möödumise koosmõjul kujunes Kolosseumi välimus järk-järgult selliseks, nagu me seda täna näeme. On märgata, et üks osa sellest on paremini säilinud, samas kui teine pool on peaaegu kadunud. Paljud inimesed imestavad, miks seda lihtsalt uuesti üles ei ehitatud. Põhjus ei ole sugugi nii lihtne. Sajandite jooksul on Kolosseumist saanud väga oluline ajalooline monument. Selle asemel, et taastada see uute materjalidega, otsustasid konserveerimisspetsialistid säilitada selle alles jäänud originaalse osa. 19. sajandil alustati suuri restaureerimisprojekte, et takistada pidevat lagunemist. Kui sa täna Kolosseumi vaatad, näed mõnes välisseina osas suuri tellistest tugesid. Need ei olnud osa roomlaste algsest kujundusest. Need lisasid insenerid, et toetada alles jäänud konstruktsiooni ja vältida seinte täielikku kokkuvarisemist. Siiani jälgivad insenerid ja konserveerimisspetsialistid pidevalt Kolosseumi seisukorda. Nad kontrollivad regulaarselt pragusid, mundamenti ja seinu, et see jääks püsima ka tulevaste põlvkondade jaoks. Lihtsamalt öeldes ei ole Kolosseum, mida me täna näeme, lihtsalt muistse Rooma varemed. See on ka tõestus sellest, kui keeruline on hooldada hoonet, mis on seisnud peaaegu 2000 aastat ja mida kogu maailm endiselt imetleb. Siiani ei ole Kolosseumi hooldamine veel lõppenud. Selle asemel, et taastada selle puuduv pool, otsustasid konserveerimise eksperdid kaitsta alles jäänud originaalseid osi. Erinevatel aegadel paigaldasid nad tellistest tugesid ja muid tugevdusi seintele, mis ähvardasid kokku variseda. Kui sa täna külastad Kolosseumi, märkad, et mõnes hoone osas on teistsugune värv ja materjal. Need ei ole osa algsest Rooma ehitisest. Need lisati restaureerimisprojektide käigus, et toetada vanu seinu ja vältida edasist varisemist. Praegu jälgivad insenerid ja konserveerimise spetsialistid endiselt kogu hoone seisukorda. Nad kontrollivad regulaarselt pragusid, vundamenti ja kivide liikumist, et vajadusel kiiresti sekkuda ja parandada osi, mis vajavad remonti. Nende eesmärk ei ole muuta Kolosseumi täiesti uueks. Eesmärk on säilitada sellest alles jäänud algupärast ajaloolist pärandit. Restauratsiooniprojektide jätkudes teevad arheoloogid ka uusi avastusi. Aeg-ajalt ilmub Rooma teistes osades välja iidseid kive, kui tehakse ehitus- või renoveerimistöid. Kui on selgeid tõendeid, et need pärinevad Kolosseumist või mõnest muust iidsest hoonest, uuritakse neid hoolikalt, et paremini mõista linna ajalugu. See on ka meeldetuletus sellest, kui laialdaselt kasutati vanasti materjale iidsetest hoonetest. On veel üks tuntud ütlus, mida sageli seostatakse Kolosseumiga. Arvatakse, et mung Venerable Bede kirjutas 8. sajandil lause: kuni Kolosseum seisab, seisab ka Rooma. Kui Rooma langeb, langeb ka maailm. See ei ole ettekuulutus ega ennustus maailma lõpust, vaid pigem sümboolne avaldus Rooma tähtsuse kohta kui suure tsivilisatsiooni keskpunkt. Ja peaaegu 2000 aastat jäi üks asi tõeks. Rooma impeerium langes.
kuningad, paavstid ja valitsused vahetusid, sõjad, maavärinad ja erinevad õnnetused on möödunud, kuid suur osa Kolosseumist seisab endiselt püsti. Kui me seda täna vaatame, ei näe me lihtsalt vana hoonet. Me näeme peaaegu 2000 aastat ajalugu, mis on igasse kivisse sisse raiutud. Me näeme maavärinate jälgi, me näeme kohti, kust on eemaldatud raud ja marmor. Me näeme erinevate põlvkondade tehtud restaureerimistöid, et päästa alles jäänud ehitis. Ja võib-olla on see tõeline põhjus, miks Kolosseum on nii tähtis. Mitte sellepärast, et see oleks endiselt täiuslik, vaid sellepärast, et see näitab selgelt, et isegi inimese suurimad saavutused võivad aja, looduse ja inimeste endi tõttu hävida. Aga see näitab ka, et kui üks põlvkond otsustab oma ajalugu hoida, on ikka veel võimalus see järgmistele põlvkondadele edasi anda. Seega, iga kord, kui me vaatame Kolosseumi varemeid, ei vaata me ainult Rooma impeeriumi jäänuseid. Me vaatame tähtsaimat ajaloolist meeldetuletust, et tsivilisatsiooni ei mõõdeta ainult selle järgi, milliseid hooneid ta on ehitanud, vaid ka nende hoonete järgi, mille päästmist ja säilitamist ta on otsustanud tuleviku jaoks. Siiski, kõige muljetavaldavam pole mitte Kolosseumi suurus ega ka võitluste arv, mis seal peeti. Tõeliselt muljetavaldav on selle mõju maailmale kuni tänapäevani. Peaaegu kõigil tänapäeva staadionitel, mida praegu kasutatakse, leidub lahendusi, mida nähti esimest korda Kolosseumis. Näiteks selle ümmargune kuju annab vaatajatele selge vaate igast istumiskohast. See süsteem on olnud inspiratsiooniks paljudele jalgpallistaadionitele, pesapallistaadionitele ja kontserdiareenidele erinevates riikides. Isegi viis, kuidas kiiresti tuhandeid inimesi sisse ja välja lasta, täiustasid esmakordselt Rooma insenerid. Neil oli tosin sissepääsu ja treppi, mis olid hoolikalt kujundatud selleks, et inimesed ei koguneks kitsastesse kohtadesse. Ka tänapäeval kasutavad paljud kaasaegsed arhitektid sama põhimõtet suurte staadionite ehitamisel. Kolosseumi kohta on veel üks muljetavaldav asi, millest harva räägitakse. Mitte ainult hoone ise ei olnud väga arenenud. Ka viis, kuidas tohutut hulka pealtvaatajaid hallati, oli samuti muljetavaldav. Rooma impeeriumi ajal suutis see mahutada umbes 50 000 kuni 80 000 inimest. See sõltus ajast ja istekohtade paigutusest. Aga veelgi üllatavam on see, et inimesed ei sisenenud lihtsalt niisama. Neil oli juba süsteem, mis oli peaaegu samasugune nagu tänapäeva staadionitel. Igal vaatajal oli määratud sissepääs ja istekoht. Sissepääsudel ja treppidel olid numbrid, et igaüks jõuaks kiiresti õigesse sektsiooni. Tänu hoone heale disainile suutsid tuhanded inimesed sisse ja välja pääseda ilma suurema tunglemiseta. See oli üks põhjusi, miks arhitektid uurivad siiani Kolosseumi disaini. Ka kõikide vaatajate kohad ei olnud ühesugused. Kohe istmelt oli näha, milline oli inimese staatus ühiskonnas. Kõige lähemal areenile olid kohad keisrile, senaatoritele ja teistele kõrgetele ametnikele. Kõrgematel kohtadel istusid tavalised kodanikud. Kõige ülemised kohad olid tavaliselt mõeldud naistele, kes ei kuulunud kuninglikku perekonda ning kõige vaesematele kodanikele. Juba ainuüksi istmete paigutust vaadates oli kohe näha Vana-Rooma ühiskonna struktuur. Veel üks roomlaste imetlusväärne leiutis oli tohutu suur kangast päikesevari, mida nimetati velaariumiks. Kui ilm oli väga kuum, laotati see üle suure osa areenist, et pakkuda pealtvaatajatele varju. See ei olnud väike telk. See oli väga suur ja koosnes eraldi paksust kangast tükkidest, mis olid kinnitatud köite ja postide külge Kolosseumi kohal. Ajaloolaste sõnul määrati selle süsteemi käitamiseks Rooma mereväe kogenud meremehed, sest nad olid harjunud käsitsema suuri purjesid ja keerulisi kõisi merel. Kui tuhanded inimesed vaatasid üleval, töötasid areeni all 100 töölised. Nemad ei olnud gladiaatorid. Nemad olid puusepad, mehaanikud, loomade eest hoolitsejad ja teised töölised, kes kogu etendust käimas võitsid. Kui oli vaja, et lõvi või mõni muu kiskja ootamatult välja ilmuks, kasutasid nemad puidust lifte ja blokke, et loom areeni alt üles tõsta. Kui oli vaja lavadekoratsioone vahetada, tegid seda samuti nemad. Lihtsalt öeldes, samal ajal kui inimesed vaatasid etendust üleval, toimus nende jalgade all vaikselt veel üks tohutu ettevõtmine. Veel üks üllatav asi oli see, kui palju metsloomi toodi Kolosseumile. Ajaloolaste sõnul toodi Rooma impeeriumi erinevatest osadest Kolosseumile lõvisid, tiigreid, leoparde, karusid, elevante, ninasarvikuid, krokodille, jõehobusid ja isegi kaelkirjakuid. Mõned neist toodi isegi Põhja-Aafrikast ja Lähis-Idast.
Nende loomade teekond oli väga raske. Nad toodi Rooma laevade ja vankritega. See näitab lihtsalt, kui ulatuslik oli Rooma impeeriumi võim ja ühendused tol ajal. Tänapäeval on põhjus, miks miljoneid inimesi külastab Kolosseumi hoopis teine. Nad ei tule enam vaatama võitlusi. Nad tulevad, et oma silmaga näha ühte antiikmaailma suurimat meistriteost. Ja võib-olla on see Kolossiumi ajaloo kõige olulisem muutus. Paik, mis kunagi oli võimu ja verise meelelahutuse sümbol, on nüüd saanud ajaloo, kultuuri ja iidse insenerikunsti tipptaseme sümboliks, mida kogu maailm jätkuvalt imetleb.